Noa-Rootsi on üks Eesti lääneranniku poolsaartest, mis olid ajalooliselt saared, kuid hiljem maatõusu tagajärjel mandriga ühinesid. 1770. aastal oli Noa-Rootsi veel eraldi saar. Mandriga ühinemine toimus 19. sajandi keskel. Noa-Rootsi sattusin niimoodi, et sündisin siin. Küll mitte päris siin, vaid Haapsalus ja kuna vanemad ja esivanemad on siin selles talus elanud ja siin ka kasvanud, siis oma juured olen ka mina siia ajanud. Ma olen käinud reisimas ja näinud seda teist maailma ja kuna nagu naisevanemad elavad ka seal kaugel Norramaal, et räägivad ka, et seal on eluke, ressursside poolest on nagu parem, et see loodus ka palju Eestile nagu alla ei jää, et kohati isegi ilusam, aga see kodutunne on see, mis kisub sind siia tagasi ikka, et ei pane isegi hetkekski kõhklema, et paneks kuskile kaugele minema. Selliseid suure linna põgenemisplaane on ikka ette tulnud, et kunagi, kui käisin Haapsalus koolis, sai seal kokaks õpitud, siis elasin ka seal Haapsalus 8 kuud. Aga see elu oli niisugune, kuna ma olen nagu maal sündinud ja kasvanud, siis minu jaoks see väga ei sobinud seal. Ja mulle meeldib see sagimine, mulle meeldib privaatsus ja niisugune maaõhk rohkem. Tänasel päeval tegelen ja teenin leiba loomadega. Igasugused loomade ajamised ja jälgimised ja erinevate kahjurite eemale peletamised, kes neid loomi seal rannas ohustavad. Ma tean, ma olen kuidagi nagu hingeliselt seotud nendega, et ma ei tea, see on kuidagi sisemuses sees, kaasa sündinud. Noa-Rootsis on üldse see lindude läbiränne ja loomade arv on suhteliselt suur, et kuna see on niisugune rannaäärne ala, et lindudel meeldib siin peatuda ja kes panevad edasi ja kes pesitsevad ka siin. Minu majapidamises on siin praegult, ma julgen öelda, et kuskil paarkümmend erinevat liiki linde. Igasugused broileri liigid, et need on nagu lihaks ja toiduks. Ja siis on igasugused dekoratiivlinnud, näiteks paabulinnud ja sellised jooksupardid ja saab need müüa ja mune saab ja lisaks sellele nad hooldavad mu tiiki, mis muidu ilmselt kasvaks lihtsalt rohtu täis, et söövad seda õudselt hästi seal. Noa-Rootsi inimesed on üpriski ettevõtlikud, et järjest tuleb peale erinevaid inimesi, kes tegelevad erinevate asjadega, et kes kasvatab vilja ja kes kaevab kopaga kuskil ja kes loob müüri või mida iganes, et igalt poolt tuleb midagi siin, isegi treitakse urne ja kui sul endal vähegi seda nuppu on ja viitsimist midagi teha, siis teeb kõik sellega maale. Noa-Rootsi tähendab minu jaoks sünnipaika ja kodukanti, kus ma olen sündinud ja kasvanud ja kuhu ma plaanin ilmselt oma elu lõpuni jääda ja kus ka oma lapsed kasvatada. Siiamaani ei ole olnud mingit põhjust ja ma ei näe ka, et peaks tulema mingisugune põhjus, miks siit nagu ära põgeneda või kuskile kaugemale minna. Hõreda asustusega loode Eestis võtavad kaitstavad alad enda alla märkimisväärse osa territooriumist. Noa-Rootsi vallast on looduskaitse all veidi üle kolmandiku, 35%. Vallas paikneb osaliselt või tervikuna 6 suuremat kaitse- ja hoiuala. Kohalikud loodusväärtused on aga üle-euroopalise tähtsusega. Rannajoont, millel pikkust üle 100 kilomeetri, ületavad igal kevadel ja sügisel rohkem kui 2 miljonit veelindu.